ma olen metsapoeg. Inimesed teavad mind nime all Indrek Vainu. Aga oma olemuselt ma olen metsaga ühte. Et kunagi ammu aega tagasi ma juhtusin siit lähedal, on siin samas üks jõgi. Ma sõitsin mööda seda jõge kanuuga ja mets ise ütles, et sa pead siia tulema, siia metsa. Ja see võib tunduda nagu veider, aga kui sa ikkagi nagu saad hästi tugeva veendumuse, et sa pead kuhugi minema, teadmata miks või mida sa seal teed, aga et lihtsalt sa pead, siis ei olnud mul palju valikuid. Et ma hakkasin otsima hiljem, kui ma olin selle kanuureisi ära lõpetanud, koju läinud, et kus ma siis seda kuulsin, kus see mets minuga kõneles. Ja ma otsisin siin ümbruskonnas neid paikasi ja leidsin mingid kohad, mida ma siis mõni aeg hiljem tulin uuesti vaatama. Ja ma mäletan, kui ma tulin siia metsa, sõitsin nii lähedale kui võimalik. Tulin autost välja ja ronisin siin läbi nende tiheda rägastiku ja jõudsin siis jõe äärde. Siis ma sain aru, et ma olen kodus, et ma olen kohale jõudnud. Ma võtsin ennast paljaks ja hüppasin jõkke. Ja siis, kui ma juba jõest välja ujusin, siis ma olin täiesti veendunud, et ma tulen siia ja hakkan siin elama. Ja ega ei läinudki eriti palju aega mööda, kui ma leidsin ka selle omaniku ja me saime omanikuga kaubale. Ja ta müüs selle maa mulle ära. Aga ma ei pea seda metsa enda omaks. Sest et kuidas sa saad seda metsa enda omaks? Sa ei saa. Sa ei saa, nii nagu vanad eestlased ütlesid, et sa ei saa maad tõsta vankril ja seda kuhugi ära viia. Nii ei saa ka mina seda metsa siit kokku korjata ja kuhugi mujale tassida. Tähendab, mingis mõttes see mets nagu ei ole minu oma, vaid et mina olen selle metsa oma. Sest tema ütles, et tule siia. Ja aastaid siin ei olnud midagi, siin oli lihtsalt mets, siin ei olnud inimestest mitte jälgigi. Ei ühtegi kivi, ei ühtegi maja, ei ühtegi kaevu. Ja siis ma ehitasin sellest, mis mul oli, mis ma kuskilt sain, ehitasin siia keset metsa onni. Siuksesse kohta, kus mulle tundus, et seal võiks olla. Ehitasin onni, mis oli üsna väike, 8 ruutmeetrit suur. Ma tegin sinna voodi sisse ja ühel hetkel panin ka ahju. Ja kogu see aeg, mis ma siin käisin, ta oli nagu mingis mõttes nagu suvila alguses. Aga mida iga kord, kui ma jälle linna tagasi läksin, siis nagu mu süda jäi siia. Ja siis ma mõtlesin, et ühel päeval oma kontorist välja vaadates aknast paistis päike ja kõik oli kuidagi nii ilus. Ja ma mõtlesin, et mida ma loll siin teen. Miks ma siin linnas passin? Et mis see annab mulle? Et võin ju kõik maailma rahapakid omale nagu kokku ajada. Ja mis sest kasu on? Et mis ma selle rahaga ikka saan? Et kui sul ei ole sellest rõõmu, et raha ei tee sind rõõmsaks, raha ei tee sind õnnelikuks. Ja sel hetkel ma otsustasin, et ma tulen metsa elama. Et hakkan siin olema, sest siin mul oli tõeliselt hea. Ükskõik kui raske või keeruline siin oli, siis see hea tunne, mis metsas tekkis, oli nagu kaalus kõik selle üle. Ja mingis mõttes need aastad ma nagu treenisin ennast. Ma sain aru, et kuigi mul oli täiesti, ütleme siis, majanduslikus mõttes oli üle keskmise raha, ma sain aru, et sellega ma ei saa ennast päästa. Et ükskõik kui palju ma seda raha saaks omale hankida, olgu see 1000 või 10 000, siis ühtemoodi kaota ära. Et lõpuks ei ole vahet. Aga samas vahe tekib sealt, et kuhu sa oma aja paned. Et aega me ei saa tagasi. Kõige muuga me saame kohaneda.
aga oma aega me ei saa kuskilt nii-öelda uuesti võtta. Ja ma hakkasin mõtlema niipidi, et kuidas elada nii lihtsalt. Et mitte, et ma tassin raha eest kõik asjad siia, vaid kuidas võimalikult vähe asju siia tuua, kuidas võimalikult nii-öelda väikselt siin metsas elada, nagu nii-öelda ehitada oma pisike pesa ja elada selles. Ja kogusin vihmavett ja tegin lõkke peal süüa ja sõin üsnagi tervislikult. Ja ma ühel hetkel sain aru ka sellest, et need vajadused, mis meil on, et need on paljuski tekitatud. Et me oleme mingis mõttes ühiskonna või selle majanduse või tarbimise poolt nagu sõltlaseks muudetud. Et kui sa siin metsas niimoodi rahulikult olles, oma asja ajades, sa saad nagu sellest sõltuvusest lahti ja siis sa saad sellest hirmust lahti, mis meil on, et kuidas sa hakkama saad või kus sa seda raha saad või kuidas sa selle maksad ära. Et sellest hirmust nagu sa saad vabaneda, sest et sa saad ise, sa näed, kui palju sa suudad ise tegelikult teha. Kui palju sa saad ise olles nagu toimetada ja mis kõige olulisem, kui sa hakkad maailma usaldama, siis maailm annab sulle kõik. Ta annab sulle imelisel viisil. Et kui sa hakkad mõtlema, et teed plaane ja mõtled, kuidas ja mis ja hirmud tulevad sinna taha, siis maailm nagu nimme muudab selle veel raskemaks. Aga kohe, kui sa usaldad, siis maailm teeb sulle selliseid imelisi juhtumeid ja nii-öelda ühte kõla, et kõik on võimalik. Ja see kõik, see on midagi sellist, mida sa ei oska ette kujutada isegi. Need lahendused, mis maailm sulle ette nagu toob. Ja siis nüüd ma siin olen olnud. Üks näide metsast, mida ta mets on sulle toonud? Kunagi oli niimoodi, et kui mul oli see väike onn ja hakkasin ehitama suuremat onni, et mul oli materjali vaja. Ja ma enda metsas ikkagi elusad puud haruharva olen maha võtnud. Ja ükskord tuli suur torm ja murdis mulle otse maja ette, pani palgid ritta. Päriselt. Maja ette pani palgid ritta. Vea ainult välja mees ja lõika lauaks. Tahtsid materjali, palun võta, siin ta on. Väga lihtne. Ja teised juhtumised on ka ikkagi sellised olnud, kus sa mõtled, et ükskord oli nii, et ma tahtsin savi. Siin metsas on liiva ja savi ja tahtsin savi, et onnikes seest krohvida saviga. Ja läksin savi otsima, ilma labidata. Ja ühe koha peal siin küllaltki lähedal vihlakas näitas maa peale. Vihlaka oli niimoodi ära paindunud ja näitas ühe koha peal oma suure siukse oranži või punetava kobaraga, et nagu juhtis tähelepanu ühe koha peale maas. Ja vaatasin seda kohta ja võtsin väga imelik kompositsioon looduse poolt. Ja vaatasin selle koha peale, mis ta näitas ja seal oli siuke väike biotäis vett. Mõtlesin väga imelik, et miks see vesi ära ei ole kadunud. Ja hakkasin kaevama kätega seda. Ja ma ei jõudnud veel midagi suurt tõmmatagi, kui juba hakkas savi tulema. Kaevasin kätega, kaevasin ja savi tuli ja savi täiesti perfektne savi. Siis läksin onni juurde tagasi, tõin labida, kaevasin väikse augu. Ja oligi savi auk. Ja sellest august kaevasin omale nii palju savi, kusjuures seda ei olnud üldse palju vaja. See auk on üsna pisike siia maani. Et ma sain kogu oma onni seest ära krohvida selle savi. Jällegi. Et sa pead lihtsalt märkama ja usaldama. Ei pea kuhugi poodi kohe põrutama. Et loodus ise annab sulle. Samamoodi ka, et ma olen oma onni seinad pillirooga soojustanud. Pilliroog on igal pool. Igal pool kraavis ja jõe ääres. Ole meheks, võta vikat ja niida. Ei pea ja kuhugi minema.
Ja pärast kõige olulisem selliste materjalide puhul on see, et kui kunagi enam seda vaja pole või see maja ära laguneb või see onn, et siis ma saan lihtsalt selle pilliroo kas või sinna samasse loodusesse jätta ja ta kaob ära. Või lihtsalt põlema pista, teha lõkke ja ongi kadunud. Et ta läheb ära, aga kujuta ette, kui mul oleks nüüd kivivilla või mingit penoplasti või midagi. Kuhu sa selle pärast paned 25 aasta pärast või kuhu selle minu lapsed panevad või kes iganes siin kunagi võib-olla elab. Et väga keeruline. Saastab, pudeneb, mürgitab keskkonda. Ja mingis mõttes võibki vaadata seda mu enda teekonda. Ma olen nimetanud seda kohanemiseks tulevikuga. Et kuidas me kohaneme tulevikuga. Et üks osa ühiskonnast usub seda, et kõik läheb aina paremaks. Kuidagi on räägitud meile, et kõik läheb paremaks. Aga millegipärast on, et mis see kõik on? Või et kui kaua see paremaks on läinud? Kas tõesti on nii olnud, et kunagi ei olnudki parem? See on nagu armastus ja õnnelikkus. Et armastuseks ja õnnelikuks sul ei ole vaja midagi muud kui lihtsalt armastust ja õnnelikkust. Ja sa võid olla purupaljas ilma millegita ja sa saad olla õnnelik. Ja sa võid olla täiesti samas, ilma millegita, ilma ühegi varata ja armastada või et sind armastatakse. Ja siis paremaks minemine mingis mõttes samamoodi, et kas meil tõesti läheb kogu aeg paremaks või? Kui meie ümbert on metsad ära raiutud, kui maad on üles songitud, kui vesi on ära mürgitatud, kui üle maailma on inimesed hädas ja vaesuses, et kus siis meil paremaks läheb? Kellel paremaks läheb? Et kui me mõtleme niimoodi, et see kuidagi on nagu, et see koht või see, kus me oleme või see maa, kus me elame või see piirkond, kus me tegutseme, et see ongi see ainuke mõõde, et siis me mõtleme valesti. Sest et me elame ju planeedil maa, kõik koos siin. Siin ei ole nagu inimestel erinevust, ükskõik mis värvi nad on või mida nad usuvad või teavad või kas nad on rikkad või vaesed. Nad on ikkagi inimesed. Nad on ikkagi elusad. Ja siin metsas olles ma olen ühest kõige olulisemast asjast enda jaoks aru saanud. Et kui me mõtleme ennast inimesena nagu loodusest eraldi olevaks, siis me olemegi juba kaotanud. Me oleme juba hävinud. Aga kui me hakkame mõistma, et meie elus, me oleme ju elus. Keegi ei saa öelda, et me ei ole elus. Me oleme elusad. Ja kui sa nüüd mõistad seda elusust enda sees ja hakkad mõtlema, et kõik muu maailmas, kõik loomad, linnud, taimed, vesi, õhk, nad on ju ka elus. Kogu see maa, millel me elame, on elus. Et siis läbi selle elususe me saavutame selle, et me kõik oleme üks. See ühendus. Et kui sa vaatad näiteks rebast ja mõtled, et kuidas sa küll rebasega ühesugune oled. Või et kuidas sa näiteks selle sama kuusega siin ühesugune oled. Siis sinu ühesugusus tulebki sellest, et nii sina kui tema olete elus. Ja sealt saabki kogu see ühendus alguse. Aga millegipärast osa inimkonnast läbi selle majanduskasvu kultuse ja läbi masina mõtlemise on jõudnud nagu sellele tulemusele, nagu inimene oleks loodusest eraldi. Või et inimene on ainsana elus ja kõik muu on võetav, tehtav, muudetav, nii-öelda objektistatav. Ja kui sealt edasi mõelda, siis mets, meie siin, meil Eestis, mets on kõige suurem elus allikas. Kõige rohkem on seal elu. Kuskil mujal ei ole, ei üheski linnas, ei ühelgi põllul, ei ühelgi nagu, ma ei tea, mingis muus kohas. Ei ole nii palju elu kui metsas. Et
kõik need mikroobid, kõik need samblikud, samblad, kõik taimed, puud, põõsad, linnud, loomad, putukad, et see kõik moodustab sellise meeletu elu, mis on omavahel ühenduses, mis meie inimese jaoks, meie mõistuse jaoks on arusaamatu. Et kuidas see kõik nagu toimib, aga ta toimib, ta on perfektne ja kui sa lähed metsa, siis sa tunned mingit rahu. Sa tunned mingit sellist seletamatut sügavat rahu, mis annab nagu elule hoopis teise tähenduse või teise mõtte. Kuidas sina metsaga suhtled? See on hea. Metsal on selline omadus, et ta ju ei räägi sinuga inimkeeli. Et võib-olla kõige mõistlikum oleks teda nimetada, et mets räägib sulle südamesse. Et ta nagu loob mingisuguse tausta, mis hakkab sulle nagu sisse kõnelema. Sinu enda sõnadega, sinu enda tunnetega. Ja see võtab aega, kuidas mina suhtlen, on see, et ma märkan. Ja see märkamine ei ole ainult kas mingi heli märkamine või millegi nägemine, vaid see on miski, mis nagu tõmbab tähelepanu mingile suuremale olemusele. Ma kunagi mõtlesin, et siukse sõna mõtlesin välja nagu olem, et ta on nagu olend ja olema. Ja see on olem, et ta ei ole, teda ei saa nagu näidata näpuga, et vaat see siin on mets või too siin on mets. Vaid et ta on nagu ruum. Ta on nagu ruum, jah, et ta on nagu ilm, selles mõttes nagu ilm, et samamoodi, et see ilm meie ümber on nagu, et kuidas sa ütled, et mis see ilm on, et sa võid ilma osasi selgitada, näiteks päike paistab või vihma sajab või on külm või on soe. Et mingis mõttes mets loob meelevalla, see olem loob selle meelevalla, mis selle elusa seose, kus kõik toimivad üksteisega kooskõlas ja üksteise hüvanguks ja samas ka nagu enda olemasolu loomiseks. Et selles mõttes metsal ei ole head ega halba. Et see metsameel ei ole nagu tegelikult paha ega hea. Et paljud inimesed näiteks satuvad metsa ja siis nad on kuidagi nagu kardavad. Või et tuleb pimedus, oled pimedas metsas, siis sa kardad seda. Aga nad ei karda tegelikult metsa. Nad kardavad iseennast. Nad kardavad seda teadmatust. Et mets ei, olles metsas ma ei ole kunagi kartnud metsa kui sellist, vaid ma olen vahest kartnud seda teadmatust, mõnda häält või mingit imelikku nähtust, et nagu sa seda kardad, aga lõppkokkuvõttes kõige rohkem, keda ma metsas kardan, on teine inimene. Et ma ei usu, et isegi nagu olles kohtunud korduvalt karudega, ma ei ole neid kartnud. Ma olen nende suhtes aukartust tundnud, sest nad on ju minust suuremad. Ja nii väga, kui ka tahaks võib-olla karu kallistada, et siis mõistus ikkagi ütleb, et ei ole vaja. Aga see metsa meelevald on midagi nagu sügavamat. Et praegu me istume ka siin vanal puul, mis on ümber kukkunud. Ja ta näib nagu oleks ta surnud. Aga sugugi mitte, et siin on näha igasugused seened ja samblad ja näha, et siin on ka seda kõvasti toksimas käidud. Kes siin sees elavad, on. Et selles mõttes on tore. Aga mõnikord, kui sa küsid, kuidas ma metsaga suhtlen, siis on ka sellised nägemused. Et mets tuleb mulle koju. Tuleb minu juurde. Minu meelevalda sisse. Näiteks ma olen kohtunud tammevanaga. Ma olen näinud metsavana. Siis
ma olen näinud näkke, sookolli. Ma olen näinud maaema. Ja nad kõnelevad. Nad on siis kõik olemas siin või? Kõik on olemas, just. Nad on see, mida me muinasjuttudest nagu, või peame muinasjuttudeks. Ma ei saa öelda, et see oleks muinasjutt. Ma saan öelda, et see on tõeline. Aga selleks, et seda nagu näha või kogeda või nendega ühendusse astuda, sa pead ise olema avatud selleks, valmis selleks. Ja sa pead ise olema aus ja õiglane. Ja nad mingisuguse, muidugi pätti nad ka käivad nahutamas. Aga enamus, ütleme siis, haldjate arvamus on neutraalne. Nad ei taha sekkuda. Nad ei pea õigeks, et nad tulevad sekkuvad inimeste asjadesse. Ükskõik kui hull see asi ka oleks, mida inimesed teevad. Aga siis on olemas ka niisugused, kes arvavad, et ikkagi peaks sekkuma. Ja kes tulevad ja ütlevad sulle läbi mõistulugude, läbi mingite näitamiste, et mis saab või mis tuleb teha või mis siis juhtub, kui edasi nii läheb. Mis siis saab, Indrek? Kui me edasi jätkame nii, nagu me praegu teeme? Me ei saa edasi niimoodi jätkata nagu praegu. See on väga lühike aeg, mida me veel saame kasutada selliselt, nagu me oleme kasutanud inimkonnana. Et ma tänaseks vaatan nagu maailma selliselt, et loodusel ei ole piire. Olles päris palju ringi rännanud, olen ma mitmetes metsades tundnud seda, et see sama mets, kes minuga siin kõneleb ka seal. Ja ükskord ma olin Leedus metsas ja juba Lätis mulle tundus, et midagi ei ole muutunud. Et ma olen sõitnud küll üle piiri ja räägitakse teist keelt, aga see olem, keda ma tean, on sama. Ja siis, kui ma lõpuks jõudsin nii-öelda Leedus oma sihtkohta ja natuke hiljem ka nagu sügavasse metsa, ja ma rääkisin selle metsaga ja minu hämmastuseks rääkis see sama olem minuga. Ja ta märkas minu hämmastust. Ja ma küsisin, et kuidas nii? Ja siis ta ütles, et aga mul ei ole ju piire. See on teie maailma välja mõeldis. Mina olen ikka mets. Ja seda sama mõtet ma kogesin ka teispool ookeani vihmametsas. Muidugi see olem oli natuke teissugune. Tal olid teised nii-öelda atribuudid või featuurid või olemused. Tal oli teist teadmist päris palju. Aga ta ikka see alus oli sama, see sama elu, see olemi põhiosa oli sama. Ja kui me mõtleme selle peale, mis meist inimestena saab, siis ma kuidagi tunnen, et enam ei ole see nagu Eesti metsa probleem või Eesti riigi probleem. Et mingis mõttes meil on riigid on kadunud. Me ei oska enam hoida seda, mis on oma. Et me räägime küll ühiskonnana, et on Eesti Vabariik ja nii tubli ja 100 aastat. Aga mis on üks 100-aastane vabariik võrreldes loodusega või loodusrahva olemusega, et meie siin maal oleme ikkagi loodusrahvas. Viimased pärismaalased võib-olla, aga me oleme see põline rahvas, kes siin on elanud mitu tuhat aastat. Ja siis selle peale võiks ju küsida, et mis on selle kõrval 100 aastat Eesti Vabariiki. Tühisus. Just. Kui meil on mitu tuhat aastat vana keel ja mitu tuhat aastat vanad lood ja laulud. Ja siis miks me seda ära kaotame? Sest me oleme võtnud omaks selle tarbimiskultuuri, selle ühesuguse, ühetaolise, hästi pealiskaudse. Et mingis mõttes ka meie peades toimub monokultuuristumine, nii nagu meie metsa üritatakse kuusikuteks ja männikuteks
ja kaasikuteks teha, sest et see on ärile hea, see on see masina mõtlemine. See on see masin, mis ütleb, et tehke nii, sest et masinal on nii hea. Nii on harvesteriga parem metsa lõigata, kui seal teisi puid ees ei töllerda. Et kõik on ühesugused, harvester sõidab sisse. Tehke sellised teed, sest siis on hea seda välja vedada. See on see masina järgi elu korraldamine. Me oleme sellega täiesti sõgedaks läinud. Selle peale loodus ütleb, et lõpetage kohe see ära, kui te ellu tahate jääda. Lõpetage masinaga koostöö ära, sest seda te ei saa pikalt teha. Ja pikalt, 10 aastat ei ole pikka aeg looduse jaoks. 100 aastat ei ole isegi pikka aeg. Aga inimese jaoks on. Ja selle 100 aastaga on inimene suutnud suure osa metsikust loodusest lihtsalt ära hävitada. Lihtsalt. Oma sõgeduses, oma ühenduse puudumises. Selles, et ta tahab midagi. Saamata aru, mida ta tahab. Arvates, et läheb kogu aeg paremaks. Aga ei lähe, vaid tegelikult läheb aina halvemaks. Ja ühel hetkel läheb nii halvaks, et see, mida ma nimetan maailma lõpuks, jõuabki ka teie koju. Ja sellepärast ma võib-olla siin metsas olengi, et kohaneda selle tulevikuga. Mingis mõttes nagu kohaneda tulevikuga läbi selle, et ma olen tagasi pöördunud algusesse, lihtsusesse. Sest et kui sul midagi, näiteks sul on masin, mis hästi teeb sulle tööd. Ja nüüd on tuleviku maailm, kus tarneahelad on katkenud, kus logistika enam niimoodi ei toimi, kus kaupa ei lohistata ühest maailma otsast teise. Ja nüüd sul läheb mingi pisikene jupp sellel masinal katki. Ja siis sul on lihtsalt suur hunnik masinat, mis ei tööta. Ja sa ise võib-olla ei oska enam mitte midagi teha. Ei oska võtta kirvest õiget pidi kätte ega ei tea, kuidas nagu nael seina tahab. Või no mis veel hullem, ei oska omale lõketki teha. Või küttepuid metsast varuda või millist puud üldse võtta selleks, et nagu kütet teha. Sest et kogu aeg on kõik ära tehtud, kogu aeg on kõik masinatega korrastatud. Muidugi ma kasutan ise ka masinaid. Mul on ju ka auto. Aga mul on ka plaan hobused võtta. Et noh, mingis mõttes on meil praegu selline ülemineku aeg. Ja meil inimkonnana ainuke viis ellu jääda. Ja ma räägin inimkonnana, mitte enam eestlastena või eurooplastena, vaid inimkonnana. On see, kui me loome sellised hajusad kogukonnad, mis oskavad väärtustada seda elusat ja seda loodust, mis meil veel on, ja oskavad seda hoida ja oskavad hästi lihtsate vahenditega omale süüa tekitada, vett ja sooja. Midagi muud ju tegelikult vaja väga ei ole, et sul oleks kolle, sul oleks kaev ja sul oleks kelder. Ja siis see on nagu selle elu alus, mis saab toimida. Ja me inimkonnana saame luua endale sellised saarekesed üle maailma. Et kui kuskil jõuab see maailma lõpp kätte, maailm on ju nii suur, et kui ta jõuab kätte, siis ta ei jõua kõigile korraga kätte. See on nagu, ütleme, see on nagu jõuluvana, et jõuluvana kõikjale korraga ei tule. Maailma lõpp on samasugune, et ta käib ikka ühe juures ja siis käib teise juures ja igaüks saab oma noosi kätte, oma palga. Sest kui maailma lõpp tuleks ühe pauguga, siis poleks ju midagi. Laske maga edasi, rahvas. Milles küsimus? Aga ta ei tule, ta on niisugune lühikene agoonia. Kusagil juba on, kellegil juba on näljahäda, kellegil juba on vesi otsas, kellegil juba on maa mürgitatud, kuskil juba on üleujutus, muda, laviin, vulkaan purskab pähe, kellegi jaoks maailma lõpp on 24/7 kohal. See, et meil seda veel ei ole, on lihtsalt aja küsimus. Ja inimkonnana meie ainuke viis pikemas perspektiivis ellu jääda on luua neid hajusaid kogukondasi, neid väikseid külasi. Võiks ju nimetada neid maaküladeks, kus siis need maarahvas elab.
ja maarahval ma pean silmas seda inimkonna hulka või seda osa inimkonnast, kes saavadki aru, et nemad on maalased. Sest see on meie ainuke planeet. Ja siin ei ole enam mingit tähtsust, mis värvi sa oled või kust sa tuled või mis riigi kodanik sa oled. Sa oledki selle ühe planeedi rahvas. Ja meie inimkond on suutnud selle planeedi meie jaoks ajada ikkagi nagu väga keerulisse seisu. Et mingis osas mu soovitus oleks hakata liikuma lihtsuse suunas, hakata looma neid väikseid kogukondasid, kes kohanevad tulevikuga, need, kes ellu jäävad. Räägi mulle, Indrek, natukene metsasaadustest. Mida mets sulle annab, kui sul on vaja nagu ellu jääda või hästi elada? Et me räägime kogu aeg, mets on vaja majandada, palki on vaja välja vedada, aga kui me jätame selle palgi korraks rahule, mida tegelikult veel metsast leida võib? Aha, no nii. Nojah, see, et mis ma enne rääkisin, et mets panigi mulle palgid ukse ette, kui mul laudasi vaja oli. Ja et see, see materjal on ainult väike osa sellest, mis mets annab. Et lisaks ta ju annab sulle selle turvatunde või selle vaikuse või selle rahu, selle, loob selle meelevalla su ümber. Aga mis siis veel on? Et on mingisugused näiteks linnud kevadel kindlates kohtades mul. Et kui ta hakkab seal laulma, siis ma tean, et nüüd on maailm jälle korras. Et me ikkagi oleme selle talve üle elanud. Et see lind on tagasi siin ja ta laulab seal, kus ta laulis eelmine aasta ja üle-eelmine aasta ja nii edasi, nii edasi. Et ta annab sulle sellise mingis mõttes nagu rõõmu või heaolu. Aga kui me räägime nagu näiteks toidust, siis selle koha pealt on nagu mets väga rikas, kui me ainult nagu oskame seda leida ja kasutada ja teame ja julgeme. Et näiteks mul on olnud aastaid mingisugune mõte tammetõrudega. Et neid peaks sööma. Ja ma olen ikka korjanud neid ja istutanud ka nagu tammetõrusi maha. Aga ma nüüd hiljuti hakkasin uurima, et kui söödavad siis tammetõrud on. Ja leidsin, et indiaanlased on neid kogu aeg söönud. Päris maalased on kogu aeg tammetõrusi söönud. Aga et seal on oma söömise nipp jällegi, mida sa pead teadma. Midagi, mida sa pead nagu olema õppinud oma eellastelt. Ja see nipp on hästi lihtne, et sa korjad tammetõrud kokku, kuivatad neid, saad koore lahti, siis lüotad neid. Näiteks indiaanlased tegid nii, et nad punusid korvid, panid need kooritud tammetõrud allika juurde, kus siis allikas uhtus selle parkaine, mis tammetõrul on, mis teeb ta maitse ju suu paksuks ja annab halva maitse, siis sa uhud selle maha. Ütleme, kui allikat ei ole, siis sa saad leotada. Ja siis kuivatad nüüd selle uhutud tammetõru ära. Ja siis sellest saab teha õli, sellest saab teha jahu, sellest saab igasuguseid toite omale teha. Ja see energia, mis seal on ju nii rikkalik. Kui sa ainuüksi mõtled selle peale, et sul on tammetõru ja sisuliselt sa võid tammetõru kas või rabasse panna, sest tal on sellest tõrusse pakitud nii suur energia hulk, et sellest kasvab puu. Muidugi, tamm-rabas suureks ei kasva. Aga see esimene vise, mis ta teeb, või võtad tammetõru, paned omale toas potti ja siis vaatad, kui kiiresti kasvab sealt puu välja. Et näiteks tammetõrud on ühed väga head allikad. Siis igasugused lehed, igasugused taimed, mida saab koguda ja süüa, mida saab kuivatada ja omale toidu sisse panna. Siis kevadel on ju vaieldamatult parim asi on kuusevõrsed. Tohutus koguses saad neid süüa või kuhugi omale ära panna neid, oletame, et sul on sügav külmik, siis saad sügav külma panna või kuidagi neid sisse teha, siirupiks või millekski. Siis muidugi mett saab metsast.
kui sa võtad oma mesilased või kui näiteks oskad, tänapäeval muidugi on väga väheks jäänud metsamesilasi, et nende käest nagu mett käia võtmast, aga vanasti oli see täiesti tavaline, et inimesed teadsid, kust mett võtta. Ka nii-öelda meie esivanemad 150 aastat tagasi käisid metsalindudelt mune võtmas igasugustelt ma ei tea, kosklatelt ja lagledelt ja hanedelt. Nad teadsid, kus nad on. Nad oskasid minna nendesse kohtadesse ja oskasid sealt omale mune võtta. Aga nii, et nagu kõiki ei võetud, vaid nii, et tuli ka juurde. Ja igasuguseid juurikad, mida saab süüa. Näiteks kui me mõtleme, et nüüd on varsti tulemas näljahäda, on tulemas, ja meil pole midagi süüa. Siis kõige lihtsam asi, mis on aasta ringi saada, on hundinuia juur. Talvel kui kõik on lume all, siis hundinui ikka kuskil kraavis oma pead tõstab. Ja siis saad selle juure sealt välja kraapida ja ta maitseb nagu kartul umbes. Hästi tärkliserikas, palju suhkrut on seal sees. Et näiteks hundinuia juurt saab süüa. Täna me veel oleme ikkagi olukorras, kus me ei pea käima seda hundinuia juurt nagu söömas. Aga proovida ju võiks. Et siis, kui päriselt vaja on, võib-olla kunagi, siis sa tead, mida võtta. No ja siis pihlakad, mu lemmikud. Et nüüd pihlakad hakkavad valmis saama ja ma arvan, et ma kogun neid päris palju. Ma ikka igal aastal olen kuivatanud ja siis talv läbi söönud neid. Et need on jällegi asjad, mida on nii lihtne korjata, mida on nii lihtne saada. Rääkimata kõikidest jõhvikatest, pohladest, mustikatest. Neid saab ju igat moodi. Küll saab mahlaks neid teha, küll saab neid jõhvikat lihtsalt vee sisse panna ja säilib on ju kuskil pimedas keldris. Et metsast pluss siis täiesti omaette teema on ravimtaimed või need, mis ma olen ise seisukohal, et inimene haigeks jääb siis, kui ta on midagi valesti teinud. Et kui ta tahab haigeks jääda. Et ta on kas nii valesti toitunud või valesti elanud või kuidagi valesti asju ajanud, et ainukene viis, kuidas teda loodusel peatada on ta haigeks teha. Ja väga paljud inimesed ongi ju kogu aeg haiged, sest nad teevad midagi valesti. Nad mõtlevad midagi valesti. Ja kui sa näiteks nüüd metsas ringi vaatad, siis tuleks vaadata selle pilguga, et mida mul vaja on. Ja üsna kiirelt, ma arvan, mets ütleb sulle, mida sul vaja on. Et ma olin kunagi ühel matkal, tegin matka inimestele, ma aeg-ajalt viin inimesi metsikusse loodusesse, kohtadesse, kus väga keegi teine pole käinud või pole ammu olnud. Ja seal grupis oli üks naine, kes ütles, et ta tahaks musta pässikut. Küsis musta pässiku kohta. Ja siis ma vaatasin ringi, näed, viisin ta juurde, et näe, siin on must pässik. Kase küljes kasvas. Pisikene tükk oli. Ja ma tahtsin, et miks ta muidu küsib, kui tal seda ju vaja ei oleks. Ja tahtsin seda pässikut kätte saada. Aga pässik ei tulnud puu küljest lahti. Ja siis ma ütlesin, et ega rohkem ei maksa ka punnitada, et kui ei tule, pole asi õige, pole küps. Pole siit vaja. Ja läksime edasi. Ja tükk aega hiljem lendas üks lind mu eest läbi ja ütles mulle, tule siit, tule siit. Ja ma jooksin talle kohe järgi, sest aja jooksul tuleb õppida metsa kuulama ja ka usaldama. Jooksin linnule järgi ja järsku ta oli kadunud ühe puu taha. Ja selle puu taha, kuhu ta ära kadus, kui ma üles vaatasin, selle puu otsas oli päriselt suur pässiku seen. Jõudis see naine ka järgi. Ma ütlesin, näe, siin on su pässik. Aga ta oli kõrgel puu otsas. Aga kui me olime ühes kohas roninud üle oja ja see oli keeruline koht, nii et ma olin kõigile pulgad andnud, siuksed kepid.
et nad saaksid üle minnes nagu toetada ennast seal palgi peal. Ja kõik teised olid oma pulgad ära visanud. Aga see naine oli seda pulka ikka alles hoidnud ja kaasa vedanud. Ja vahepeal teised veel ütlesidki talle, et kuule, mis sa sest tassid? Viska minema, sest ebamugav siin võsas ragistada selle pika pulgaga. Ja tema ei loobunud sellest. Ja siis ma ütlesin, näed, nüüd ongi seda pulka vaja, sest me selle pässikuni ei ulata. Ja ta andis mulle oma pulga ja ma korra tonksasin selle kepiga seda pässikut. Ja kõik see suur pässik kukkus potsti alla, ühe tonksamise peale. Ja see naisel oli seljakott, kuhu see pässik täpselt ära mahtus. See oli nii suur, aga nii raske, et see naine seda ise kanda ei jaksanud. Ma tassisin selle metsast välja ja võtsin oma kirve ja raiusin selle tükkideks. Ju siis sellel naisel oli seda pässikut vaja. Ja said ka teised matkalised, kes tahtsid, said omale tüki. Ja mõnikord ma jälle leian pässikut, siis ma toon ta ära, osa riivin endale nagu kuhugi purki. Mõnikord panen ta seda ka kange alkoholi sisse niimoodi tõmmiseks. Ja siis jälle, kui tuleb mõni külaline või inimene siia, siis vaatad teda ja mõtled, et temal on vaja. Ja siis annad selle tüki talle. Et see ühendus metsaga, et nad kõik teevad, kõik need metsaelanikud teevad oma vahel koostööd. Et tuleb see lind, ütleb, et tule vaata siit. Viib su selle pässiku juurde. Sa ei ole esimest kohe võtnud, sest see ei tulnud lahti. Siis saad selle teise ja palju suurema. Ja just nendele, kellele seda vaja on. Ja toiduga, eks ta ole samamoodi, et me peame oskama otsida, et kus on need murakad ja kus on need pähklid. Ja see ajastus on hästi oluline. Et millal sa midagi korjad, millal sa midagi otsima lähed. Et ma vahest olen nagu tihti kahetsenud ka seda, et näed, magasin õige hetke maha. Ja mõnikord mõtled, et ai, magasin õige hetke maha ja siis leiad hoopis selle koha, kus see kõik on nii-öelda olemas. Ja saad sealt selle kätte, mis sul vaja on. Et seda usaldamist on vaja meil oma vahel, aga on vaja ka nagu selle looduse või metsaga või selle ilmaga. Et näiteks ma siin metsas väga palju liha ei söö. Või peaaegu et üldse ei söö liha. Aga mõnikord, kui ma kuhugi sattun ja keegi on nagu midagi ilusat teinud, eks ma ikka võtan. Ma isegi ei püüa kala, kuigi ma tean, et mu jões on palju kala. Ma mõtlen selle peale nii, et võib-olla kunagi on mul vaja sealt jõest kala püüda. Et siis ma püüan. Mul on kõik need asjad olemas, et püüda jõest kala. Et ta on nagu mingis mõttes ootab oma aega. Et siis samamoodi ma tean, kus siin elab karu ja ma tean, kus siin elavad kitsed ja ma tean, kus siin elavad mingid linnud. Ja ma ei lähe neid ju heast peast tapma, sest et mul ei ole vaja. Et siis, kui mul on vaja, viimane häda on käes, küll ta siis mulle nagu suhu jookseb. Et aga jah, see, mis mets tegelikult annab, on nii suur osa, aga me lihtsalt tänapäevase inimesena võib-olla ei oska seda nagu koguda ja alles hoida ja kõrvale panna. Et see sama, et kui sa tulid siia, siis said sa aroonia saia. Et see ju ka mingis mõttes, küll need arooniad ei olnud otseselt metsast, aga ikkagi ka loodusest, et sealt, kus ma need korjasin, seal nagu seda enam kellelgi vaja ei olnud või keegi ei tahtnud. Võib-olla ainult linnud. Ja siis ma tegin nad ju mahlaks. See on väga lihtne viis hoida seda kõige paremat osad endast alles. Aga siis see kõik see paks jäi ju alles. Mis ma sellega tegin saiaks. Ja see, mis sa mulle õpetasid, et õuntest saab teha seda õunamahla jäägist, saab ju teha ka omale mingid krõbineid. Et see kõik on nagu lihtne. Et kui hakata niimoodi looduses elama,
siis võib-olla kohe alguses tulekski istutada niisuguseid püsivaid taimi. Tuleks enda ümber tuua sarapuid, et pähkleid saada. Tuleks vaadata, kus need lähedal asavad tammed on. Tuleks istutada õunapuid või pirne või ploome. Et need on niisugused hästi lihtsa hooldusega ja nad kannavad kaua.